Nii, tere hommikust kõigile. Et, äh, et on tore teid jälle kõiki näha ja täna siis anname natukene infot selle kohta, et mis on meil tulemas 2026 aastal. Siis Viktoria, kui sa paneksid selle päevakava, siis saaks. Ja jälle loomulikult Kristina räägib sellest, et kuidas jõuluks valmistuda läbi Puhka Eesti lehe, et teil endal rohkem kliente tuleks. Kaisal on üks uudis kestliku turismi webinari korraldamise kohta ja, ja täna on meil siis ka sõna saavad kaks ettevõtjat, et catering Kene, kes siis toimetab Kauksi rannahoones, räägib oma kogemuslugu, kuidas nad on toimetanud ja kuidas neil läheb. Ja siis Terjel Karukellast on ka üks väga tore sõnum teile edastada. Nii et soovitan igal juhul ära oodata see Terje üllatuspakkumine. Terje, kahjuks me ei saanud sinu slaidi siia lisada, sest see oli video, aga see Victoria pani ühe teise pildi, nii et sa ise räägid nii hästi nagunii, et me kõik saame aru. Aga lähme siis 2026. aasta juurde, ehkki me ei ole veel, seda aastat on veel minna küll ja meil on tulemas siin vaatajad kindlasti on märganud, et 25. oktoobril on veel tulemas meil väga äge see AI koolitus, mis on siis Kristo Petersoni tehtud. Ta on meil käinud paar korda meie Virumaa ettevõtjaid siin juba koolitamas ja nüüd siis tuleb selline edasijõudnute koolitus. Muidugi AI on ka siin poole aasta ja aastaga nii tohutult arenenud, et Kristo siis on spetsiaalselt turismiettevõtjate jaoks just turismiettevõtluse suunaga sellise ägeda koolituse ette valmistanud. Nii et kellel on veel huvi ja ei ole ennast kirja pannud, siis nii uudiskirjast kui siis ka virumaa.dmo.ee kodulehelt leiate selle koolituse info ja saate ennast ära registreerida. Et see on selle aasta veel selline kõige ägedam koolitus, mis on tulemas. Et kindlasti teeme veel mõned kokkusaamised siin kokkuvõtvad küll toote või teenuse disainist. Nii et siis on teid põhjust ikkagi veel näha. 2026 aastal on meil siis Virumaa DMO tegevuskavas, ütleme nii, et päris sellised ambitsioonikad muutused. Ehk siis järgmine aasta me tegeleme sellega, et kuidas kõiki meid turismitegijaid, ettevõtjaid, turundajaid ühiselt sa õpetada ja arendada selles, et kuidas me saaksime paremini oma sihtkohta tutvustada, ühiseid lugusid jutustada. See lugude jutustamine tundub võib-olla sellise naljaka klišeega, aga tegelikult on see turismis nagu väga oluline, sest üldse igasuguses külalislahkusettevõtluses, sest kui te ise kuskil käite, ükskõik kas Eestis või väljaspoolt, siis tegelikult meelde jäävad ju lood. Ja seda, et me oskaksime seda kõik ühiselt ja ühtemoodi teha, on meil siis planeeritud sellised toredaid koostööüritusi, koolitusi, ka lugude väljatöötamisi. Nii et ikka kõik selleks, et see Virumaa paistaks ägedam välja ja teile kõigile tuleks nagu rohkem külalisi. Arendame ka teenuse disaini ja tootearendust. Ehk siis me oleme siin nüüd mõne aja koostöös ikkagi rohkem tuttavamaks saanud ja sellised koostöövormid ja võrgustikud ikkagi siin ja seal on enam-vähem toimivad. Et võib-olla oleks nüüd mõistlik professionaalide abiga läbi koolituste ja nõustamiste luua ka koos selliseid ühiseid tooteid, ühiseid teenuseid, disainida nad selliseks, mis on välisturistile kergesti kättesaadavad,
Ehk siis me oleme siin teinud paar tükki selliseid DMO meeskonnaga ise, aga nüüd tahaks, et klienditee on meil ja toiduteekond, aga selleks, et nagu päriselt panna mingit toodet müüki või teekonda, siis seda me peame ikkagi tegema koos teiega kui ettevõtjatega ja kaasama sinna kõiki teenuseid, et jällegi teeks seda siis nii nõustajate kui koolitajate praktikute abiga. Ja siis loodame, et me saame järgmine aasta siuksed paar väga ägedat ühistoodet turule tuua, mida siis hakata ka väljastpoole Eestit, siis esialgu nii Soome kui Lätti, miks mitte ka kaugemale müüma. Siis on ettevõtjate poolt on tulnud soove, et mida kindlasti, muidugi tahetakse müügi- ja turundusoskusi kogu aeg arendada, see on meil ikkagi endiselt ka plaanis, et nii diginähtavust kui müügi- ja turundusoskusi arendada, et aga väga palju küsitakse ka toiduteemalisi koolitusi või teadmiste tõstmisi. On teada, et me võiksime siin Virumaal päris usinasti tõsta toidupakkumise kvaliteeti, teenust, ehk siis ka läbi selle saada meie ettevõtted ja meie külastuskohad nendesse rahvusvaheliste toidugiididesse, mis on täna järjest rohkem turistide jaoks ikkagi see otsustamise koht, miks nad piirkonda tulevad. Ja selleks, et seda oleks parem teha, on meil siis järgmiseks aastaks plaanis ka teatud koolitused just nendele toitlustusettevõtjatele, kes plaaniksid taodelda endale rahvusvahelisi toidumärgisteid. Kõiki muidugi taotleda ei saa, no näiteks Michelini giidi tunnustust või soovitust ei saa iseenesest taodelda, selleks sa pead lihtsalt olema väga hea, aga temaatilised koolitused või õppekäigud nende juurde, kellel on need olemas, aitavad võib-olla siis sellel toidupakkujal paremini teada, mis ta peab selleks tegema, et olla nii hea, et jääda ka nendele giididele silma. Ja suurematest üritustest siis juba võib panna kalendrisse endale, et järgmisel aastal toimub kevadine turismiseminar Virumaa turismiettevõtjatele 20. mail. Ja 20. mail siis teemaks on ka kestlikkus ja kohalik toit. Ja plaanime seda teha siis koostöös Lahemaa turismiühinguga, kes siis täidab ära järgmise päeva rahvusvahelise sellise loodusturismi konverentsiga, nii et siis soovijad saavad juba 2 päeva olnud. Ja põhjus, miks seda siis teha just sellel teemal, selles kohas ja sellel ajal, on siis see, et kuna Lahemaa rahvuspark tähistab järgmisel aastal siis oma 55. juubelit, et siis saaks kohe mitu asja ühitada ja väikses seminaris saab koostöös siis sellise suurema teha. Ja meie suur sügisene turismikonverents, nii nagu meil toimus paar nädalat tagasi Rakveres, on siis järgmisel aastal oktoobris toimumas Ida-Virumaal. Meil on siin tiimiga juba mõned kohad ka sedasi vaikselt silma jäänud, aga tuleb veel arutada ja vaadata, et kas nad on sobilikud selleks, et me saaksime seda üritust teha. Ja muidugi, kui teil endal on toredaid ettepanekuid alati mingite ürituste toimumiskoha jaoks või koolituste toimumiskoha jaoks või tahate enda teenuseid, asju tutvustada nii õppereisidel kui midagi, siis te tegelikult teate, kust meid leida, nii et pakkuge ise ka oma kohti ja teenuseid meile julgelt välja. Ja järgmise aasta eripärast veel tahaks rääkida hästi korraks sellest, et me võtame sellise joone oma DMO tiimiga, et me väga palju keskendume ka sellisele personaalsele nõustamisele. Ettevõtjad saavad hakata DMO tiimist, ükskõik kus ta siis parasjagu asub, et meil on olemas esindatus, eks ole, nii Narvas, Jõhvis kui Rakveres ja me ise hea meelega vajadusel lähme ka ise ettevõtja juurde,
ehk siis just sulle vajalikul teemal, et kas sul on vaja oma diginähtavust parandada, kas sul oleks vaja nõustamist sellest, kuidas paremini oma broneeringutega hakkama saada, me saame suunata teid, et kus te saaksite seda paremini teha, saame pisikesi õpetusi ise jagada, me oleme selleks ennast ka nagu täiendanud, et siis sellised teenused tulevad meil ka niimoodi nimekirja, et on lihtne isegi endale kuskil kevadest alates hakata seda nõustamist, personaalset nõustamist läbi interneti tellima, et broneerid endale aja ja see ongi sul olemas, et kas siis füüsiliselt silmast silma või on ta kuidagi video teel. Et igal juhul me tahaks pakkuda oma ettevõtjatele siis sellist personaalset nõustamist ja mentorlust, need, kes seda vajavad. Et alati ei ole võib-olla mõistlik kõigile korraga saalis ühte sama juttu rääkida, vaid iga asi vajab sellist personaalset lähenemist. Kindlasti paneme väga palju rõhku meie toodete-teenuste kvaliteedi tõstmisele, nii teenuste kvaliteedile kui turunduse kvaliteedile. Ja loomulikult fookusesse jääb külalislahkus kestlikkus võtmes ja oleme orienteeritud ikkagi sellele, et me järjest rohkem oleksime võimelised pakkuma oma teenuseid ka välisturistidele. Ja sedasi põgus pilguheit siis 2026. aastale on minu poolt antud, et kindlasti tuleb sellest 2026. aasta kavast põhjalikum ülevaade ka meie kodulehele ja rohkem sisu, kui meil siin jaanuaris kavad kõik valmis on. Nii et igal juhul vähemalt teate, kus suunas meil minna on ja kellel on, veel kord ütlen, et kui kellelgi on mingisuguseid mõtteid, soove, et eeskujusi kuskilt mujalt piirkondadest, mujalt maailmast, et tehakse turismiga seda teist ja me tahaks, et meie piirkonnas ka niimoodi tehakse, siis võtke meiega julgelt ühendust, et minule võib igal ajal kirjutada häid mõtteid, isegi helistada võib, et minu andmed on väga avalikud. Et kirjutada võib maie.urbas@virol.ee ja kodulehel on kõigi meie meeskonna andmed olemas siis virumaa.tmo.ee. Aga ma annaks siis sõna siit edasi Kristinale. Tere kõigile! Jälle selline võib-olla juba kuulunud ja pähe kuulunud teema, kuidas olla siis nähtav, ehk siis väike Puhka-Eesti snipinurk. Ja see ei puuduta mitte ainult Puhka-Eestis veebi, vaid tasub aeg-ajalt ikkagi üle vaadata ka muud andmed, et vaadata oma veebis info üle, vaadata, kuidas olete FB-s nähtav Facebookis, kas on uusim info üles pinnitud või siis ikka rõõmsalt regulaarselt postitusi tehtud ning üks olulisem koht vaieldamatult Google, kus siis vaadata üle just avamisaegadega seotud info, et see oleks nagu võimalikult up to date, et kui keegi otsib teid, et teaks, kuidas te lahti olete või kuidas teie juurde siis nagu kohale jõuda. Ja aeg-ajalt tasuks ka ikkagi pildimaterjali uuendada ning sisutekste samamoodi kirjutada. Ning samamoodi Puhka-Eestis oma objektisisestust vaadata üle, et kirjeldus oleks kutsuv. Siin on üleskutse, et kasutada ChatGPT-d, on erinevad koolitused toimunud, rakendada neid ja minu võib-olla selline väike soovitus, et kiikaga teisi, kuidas teised on kirjutanud ja kui kellegi kirjeldus sind kõnetab, siis mõtle, miks see nii on ja mida sa enda kirjelduse juures nagu muuta saaksid. Ning vaieldamatult on teema fotod kogu aeg, millega tuleb tegeleda, hakkab meil jälle aastaeg vahetuma, tulemas on varsti talv ja jõulud, et praegu küll talviseid pilte veel teha ei anna, aga nii kui see esimene ilus lumi maha tuleb, tasub jälle selle pilguga vaadata, kas on olemas ja kui ei ole, siis klõpsida neid fotosid ning lisada ja samamoodi ka videosid tegelikult. Et praegu inimesed lähevad järjest rohkem seda teed, et liikuv pilt kõnetab, et tasub teha ka selliseid väikeseid videojupikesi,
Ja Puhka Eestisse üles panemisel on muidugi see, et nad peavad olema YouTube'is selleks, et neid saaks lisada. Et tee videosid, lae YouTube'i ja siis saab panna Puhka Eestisse ja jälgitavus ka YouTube'is. Ning tulemas on jõulud. Ja sellepärast on ka soovitus, et kui teil on tulemas jõulusündmusi, siis kindlasti panna ka need ülesse. Juba otsitakse, jõuluüritused on juba otsimiste topis. Üldse jõuluüritused, jõulutegevused, laadad, õhtusöögid, et kõik, kus on selline kas meeskonnaga, üksi, muusika, et panna, aga rõõmsalt ka neid sisse. Ja ikka, kui on küsimusi, aitame. Mina, Victoria ja Anastasia Narvas, et andke julgelt teada. Ja nagu Maie ütles, siis järgmine aasta lähme sellise personaalsema nõustamise teed ja hea meelega tuleme kohale või teeme seda veebi teel, et praegu ongi rohkem saanud suhelda nii, kui inimesed ise, ettevõtjad ise pöörduvad, kirjutavad, helistavad. Ja lühidalt kõik. Aitäh! Anname siis sõna Kaisale. Kaisa räägib, mis tal plaanis on meiega teha 21. novembril. Palun, Kaisa! Tere hommikust ja aitäh! Kristiina ilusti rääkis, kuidas panna oma infot üles, aga mina siis tahaks rõhutada ka seda, et kuidas seda kestlikkuse infot reklaamida. Nii et kui Victoria, sa näitad järgmist slaidi, siin on siis põhiteemad, millest me räägime. 21. novembril kell 10 hommikul ootan kõiki kestlikkuse huvilisi ja lihtsalt kõiki Virumaa ettevõtjaid, keda see teema puudutab, veebi ja jällegi käime üle sellest, et mis see kestlik turism tähendab ja miks ta on oluline. Ka selliseid praktilisi väikseid lihtsaid lahendusi, mida saaks teha, et kestlikumaks oma ettevõtet muuta. Ikka räägime rohemärgistest, et kes vähegi tahab, et ma saan aidata teil siis neid taodelda. Ja siis nagu ma mainisin, seesama, mis on hästi oluline, et kuidas siis seda oma kestlikkust ka siis reklaamida, kuidas seda turunduses ära kasutada. Ja ootan muidugi ka kõikide teie küsimusi ja teemasid, et mis teid huvitaks kestliku turismi valdkonnast, et mida me võiksime veel rääkida. Nii võite seda praegu, kui kellelgi tuleb pähe öelda, võite mulle alati kirjutada, helistada ja siis seal webinaril ka on küsimuste-vastuste voor. Aga kui kellelgi praegu miskit küsida rohkem ei ole, siis lähme edasi ettevõtjate juurde, eks? Ja, lähme siis suvisesse kaugsisse piltide järgi vähemalt. Ma ei tea, kuidas teil seal praegu on seal Peipsi ääres külm. Rahvast on nii palju, et võtavad päikest seal ja ootavad uksed süüa, tahaksid juba. Väga hea, aga ma annan siis sõna sulle ja tutvusta, kes sa oled ja siis räägi enda ettevõttest, palun. Ja, tere. Mina Aron Anti, ettevõttes Catering poeg. Mulle meeldib niimoodi öelda, et pereettevõtte me oleme ja siis meil on kuidagi jagunenud ära laste ja vanemate vahel, kes mida siis nii-öelda teeb. Ja ema on tegelikult köögi poole peal ja ma olen siis kõik muu, mis söögi või toidu tegemist ei hõlma. No. Mikrofon läks kinni ära. Oi, läks jah. Et poole Eesti teab, et ma olen kokk, aga nüüd tegelikult ei ole, et võõraste sulgedega ma ennast ehtisin sinna natukene. Ja noh, me oleme olnud siin ettevõtjatel seal siis 7 aastat äkki. Algus sai see emal lihtsalt sellest, et
ta ei tahtnud enam köögis niisama olla, et nüüd võiks selle köögis olemise kõrvalt raha ka teenida ja siis ta hakkas ettevõtjaks, et alguses ta hullult tahtis juba, et ma tuleksin, hakkame koos tegema ja tal läks ikka kena 2-3 aastat aega, et ma nii-öelda ridadesse tuleksin. Ja siis ma tulin nüüd 3,5 või 4 midagi aastat tagasi, tulin siis tagasi Virumaale ja siis hakkasin temaga siin toimetama, aga mul oli nagu see lugu, et mulle catering'i tegemine nii hullult ei meeldi, et see patad ja viid ja tood ja muidugi tassimine nagu äge, aga mul on mingit teist väljundit vaja, et mul oleks kuskil veel olla. Ja siis ma seisingi umbes täpselt selles kohas, kus ma praegu tulen ja vaatasin aknast välja, et kaksi rannahoone, et see on nüüd see, mida vaja on. Nüüd ma vajan seda. Et kui seda ei tule, siis ma ei lähe. Me edasi ei tee vaata. Ja siis me kuskilt saime selle nii-öelda võimaluse, et mis see nüüd oli 3 aastat tagasi juulist, augustist hakata siis siin rannatoitu pakkuma. Ja see sai väga edukaks selles mõttes, et inimesed olid väga rahul, õnnelikud, nad said häid kokteile siin juua, mis tegelikult oli puudu. Ja tasapisi me siis tahaks öelda, et cateringi ära jätsime, aga nii-öelda seda suurusjärku vähendasime, et nüüd on nagu selles mõttes cateringi väiksemaid sündmuseid meil vähem, et kui me nüüd siin teeme cateringi, siis pigem nii-öelda suuremaid, et alates 50 ja siis on ülejäänud, mis siin majas nii-öelda siis toimub. Et see praegune maiseikus, mis käibas on, tõestas mulle taas seda, et tegelikult mulle see täiskate siin rannahoones sees meeldib ja on ilus, inimesed käivad, kiidavad, puudivad, et kui vahel mõtled, et miks sa seda teed, siis nad ütlevad sulle aitäh ja see on selles mõttes ilus, et ma ise naudin seda, ema naudib seda, kollektiiv naudib seda. Ja nüüd me oleme siin, suvel on meil rohkem, me oleme siin 5 saame kenasti selles suvel on meil siin teenindajaid, baaritöötajaid kokku umbes 12, et saaks nii-öelda kõik kohad ära kaetud, sest peale nagu rannahoone on meil veel 2 paviljoni seal ja siis et seal tänavatoitu ja jäätist. Suur küsimus on muidugi see, et tahaks talvel ka rohkem teha, aga siin on lugu see, et eelmisel aastal ei olnud väga lund ja inimese käitumist me õpime seda, et tegelikult kui ei ole selline poolideaalne keskkond, siis nad hästi ei taha tulla. Et kui siin on lõpp või selline, praegultki on natukene pilvine ja muidugi on teispäev ka, et siis sellise ilmaga nad tihtipeale ei tule. Aga peab olema kõik nädalavahetuse ilm ja kõik peab olema ideaalne, et nad tuleksid siia lihtsalt ise jalutama. Kodulehe saime valmis. Seal on tegelikult ka video sellest nii-öelda ümbrusest, kes ei ole käinud. Ja nüüd tasapisi on hakanud sinna uuele kodulehele ka rohkem inimesi jõudma kui vanale kodulehele. Nad nii-öelda püsima jäid, et nad jõudsid küll sinna, aga see oli nii aastast 2018 ja ma ise selles mõttes õpin palju seda sotsiaalmeediat ja arvutit ja sellist asja, sest et ma ei ole väga käpp selles, mul on see osa maailmast eriti, aga tuleb õppida. Mis ma veel teile räägin? Kuidas me asju teeme? Väga lihtsalt on tegelikult see üles tulnud, et kui ma inimesi vastu võtan, ma olen enamasti mina ise. Ma ei hakka endale mingit maski ette, ma teen rumalaid nalju vahepeal ja ma teen, ma ei tea, liigutusi, mis võib-olla ei ole kohe inimestel väga kerge vastu võtta, eriti eestlastel, eks ju. Aga siis see jääb natuke kiiremini, panen ennast piinlikusse olukorda, et nad saaksid aru, et kuule, see on ka inimene, et ei olegi lihtsalt siin keegi, kes ütleb mingeid asju või räägib mingit juttu, vaid ta on ka inimene ja ta julgeb ka eksida, et siis tegelikult muutub see õhkkond ka hoopis vabamaks. Et jah, mina olen õppinud vist selle
elu ja turismi puhul seda, et eksimine on täiesti lõbus ja hea asi, et kutsun üles inimesi väga palju eksima. Et siis muutuvad inimesed vabamaks, lihtsamaks. Aitäh, väga hea nõuanne, et mina oskan ka soovitada enda poolt seda, et mina samamoodi ettevõtjana oma asutuses võtan inimesi vastu minu endana ja see ei pruugi alati kõigile meeldida, aga need, kellele meeldib see nagu väga ja mulle meeldis ka see, kuidas mind seal Kauksis vastu võeti, nii et sa teed seda väga ägedalt ja teie asutus on väga äge ja siis ja tahaks sulle soovitada seda, et sa mainisid, et sa ei ole väga kõva käpp selles turunduses ja sotsiaalmeedias ja digilahendustes on ju, siis tegelikult meie oma selle Virumaa DMO-ga oleme juba 1,5 aastat abikätt pakkunud ettevõtjatele selles suunas. Nii et palun tule meie digipädevuse koolitustele, kus me tegelikult teeme ka neid sotsiaalmeedia koolitusi ja kõike muid, kuidas olla paremini diginähtav, et oled väga oodatud. Aga mis põhiline siin ettevõtluses, et sinu ettevõte on äge või teie pereettevõte ja see kõik muu lihtsalt toetab seda. Kas äkki on kellelgi küsimusi ettevõtjale? Minul on, et kuidas teil maitseseiklus kulgeb? Väga hästi, ma ütleks. Ütleme, et ruum täis ei olnud, tühi ka ta ei olnud, aga selles mõttes nad kiidavad, naudivad ja isegi peale seda Televisiooni hommikut kohe järgmine päev vist helistas mulle üks grupp, et me tuleme nüüd 5. Mina siis tollel hetkel ei teadnud, et seda nii-öelda siis leidsid meid, aga siis, kui ma siin rääkisin nendele, siis nad ütlesid, et et me seal nägime ja kukesena jäetis, et pidime tulema vaatama, et Tartust ei ole väga pikk maa, et väga tore. Ja siis nad lõpetasid sellega, et kõrval teema kohe räägin kastmetest ka, et nad läksid siis kastmeleti juurde, maitsesid seal kastmeid, võtsid kaasa 8 kastet, nautisid, ütlesid, et väga head kingitused, tuleme tagasi kindlasti. Ja kastmed, mis kastmed need on tšilli kastmed, et mul endal vend elab Austraalias ja ta teeb seal hästi kõrgel tasemel tšilli kastmeid ja me toome neid vaikselt Eestisse. Ma näitan ka ühte kastet. Näed, ongi. Veronika, sina või? Et need on selles, meil on 5 tükki neid ja me läheme 26. detsember lendame uuesti nüüd Austraaliasse ja lähme õpime seal veel neid erinevaid sorte tegema, mis vend ja kestvuskatse peaks nüüd saama valmis novembri teises pooles. Et siis saame hakata rohkem selle toote müügiga ka tegelema avalikult, et praegult on nagu veits leti alt. Väga äge, aitäh! Aga kuna meil on nüüd ainult siin veel -3 minutit aega, siis ma nüüd annan korraks sõna veel ja kõik muidugi minge külastama selle Kauksi rannahoonet, et seal on tõesti äge ja nüüd selliseks viimaseks üllatusmaiuspalaks, et äkki keegi saab kasutada seda üllatuspakkumist, räägib kohe Terje. Aga muidugi me paneme selle salvestuse kohe YouTube'i ka tunni aja pärast, nii et siis võivad seda paljud inimesed näha ja Terje, ma ei tea, kas sul mahuvad kõik erani inimesed, aga ma annan sõna sulle. Ja kuna siin juba algust sai tehtud selle maitseseikluse teemal, siis Karukella puhkemaja ei ole ju toitlustuskoht, aga see võimalus osaleda kampaanias ja läbi selle saada võimalikult suurt ulatust paneb nagu tegutsema ja toodet arendama. Et Karukellas on toitlustus lahendatud väga-väga lihtsalt, aga sellise väga lihtsa toitlustuslahendusega ei saa osaleda kampaanias, aga minu eesmärk oli ikkagi saada nagu ulatust, luua sisu ja siis sõlmisin kokkuleppe Mihkel Heinmetsaga, kes siis on meie juures
tegemas 4 sellist õhtusööki. 2 õhtusööki on edukalt möödas, inimestele väga meeldib ja mis me saime aru, et selline formaat, kus on selline pisikene ja privaatne õhtusöök, seda meie piirkonnas ei olnud. Muidugi halb on see, et lisaks kampaania osalevatele meie klastri liikmetele toimub piirkonnas veel päris palju neid õhtusööke. Tulivees on 2 veini õhtusööki, Sondakõrts pakub ja tegelikult ka ülejäänud Eestis igal pool on. Aga mina olen selline tüdruk, et te teate mind kindlasti, et ma olen selline aktiivne turundaja ja iga asja kohta arvaja ja mina turundan tõesti viimase piletini, kui viimane pilet on ka nagu maha müüdud, nii et mul eilse seisuga oli 5 vaba kohta, tänase seisuga on 4 vaba kohta. Ja ma teen sellist väikest viimase hetke salapakkumist, et kui letihind on 99 €, meie õhtusöök 12. novembril, mis on siis, issand jumal, homme. Jah, homme. Ja see on homme. Et siis see pakkumine on 30% soodsam ehk siis 69 € ja kui täna mulle veel kirjutada, ütleme õhtul kella 8-ni, siis Mihkel on hästi paindlik, ta jõuab, need ettevalmistused idee järgi on tal tehtud ja mina jõuan panna need kuni 4 tooli sinna laua ümber veel. Nii et kirjutage mulle ja 69 € te ei pea siis homme õhtul tegema süüa või mõtlema, et mida sa poest ostad ja mida jälle teed, vaid et sulle kantakse kõike head ja paremat ette ja on selline mõnus seltskond ka meie sellises imeilusas, natukene juba jõuluhõngulises Karukella sellises söögisaalis. Nii et selline pakkumine minu poolt. Kuhu peab, Terje, kuhu peab? Karukella.ee, sealt te leiate kõik asjad, võib-olla siin ei jõua nagu üles kirjutada, aga meiliaadress on lihtne puhkemaja@karukella.ee või siis Terje@Tertur, nagu tavaliselt on minuga harjutud ühendust võtma, nii et ma saan igalt poolt kätte, ka Messengeris saan kätte kõik kirjad, nii et olete oodatud. Ja võib-olla selline põnev idee, turismiasjalistel üldse on nagu väga soovitav käia ja vaadata, mis teised teevad. See paneb väga sellise inspiratsiooni nagu tööle ja tekivad kohe seosed, et mida enda juures teha ja kuidas teha või mida välistada. Et mina ise käin kogu aeg niimoodi luurel ja see aitab siis. Väga hea, Terje, aitäh sulle ja äkki mõni leidis inspiratsiooni, et tahab just Lüganusele minna homme õhtul õhtusöögile ja kes veel ei tea, siis Mihkel, kes seal Terje juures nüüd õhtusööki korraldab, on just seesama Mihkel, kes oli paar hooaega Eesti Masterchefi see kuri kohtunik siis, eks ole. Et väga äge mees. Ja korraks ma veel täiendaks Terje juttu sellega, et sa ütlesid, et see on halb, et teil on seal teie piirkonnas palju õhtusööke. Ei, see ei ole halb, see on tegelikult väga äge, et Ida-Virumaal on nii palju õhtusööke hakatud tegema, et sellega tõustakse võib-olla ka nagu toidupiirkonna rohkem kaardile ja mida rohkem neid pakkujaid on, seda rohkem ka tuleb külalisi, nii et tehke õhtusöök edasi. Ja siis olemegi õnnelikult saanud oma tänase info pooltunniga ühele poole, et järgmisteks kordadeks, kes tahab iseendast rääkida, midagi jagada teiste ettevõtjatega, kutsuda endale külla, siis järgmine koosolek või see infotund on meil juba 9. detsembril kell 10, ehk siis hea on meelde jätta, et iga kuu teine teisipäev. Võib-olla teeme mingil hetkel ka mingi uuringu, kas on hea aeg, aga praegu ei ole keegi öelnud, et see üldse nagu ei sobi. Nii et kes tahaks nagu ise midagi jagada või kaasa rääkida, siis palun andke teada. Ja siis soovin teile ägedaid ettevalmistusi jõuluhooajaks, soovin teile palju kliente, ärge unustage, varsti päkapikud hakkavad käima ja helistage, kirjutage meile. Saame kokku ja siis veel kord palju külalisi ja aitäh. Tšauki. Head aega. Head aega. Okei.